Tere õhtust siis kõigile. Ma proovin teha lühidalt, et mitte olla siis see nõme esineja selle õhtuse võrgustumise vahel. Ja ma teen siis ülevaate AI-st, mida sellega saab teha. Mina ise põhiliselt tegelikult tegutsen turunduses ja ma olen seal AI-d kasutanud. Tehnoloogia on mind alati huvitanud, ma õppisin ülikoolis informaatikat ja praegu ma läksin uuesti õppima TalTechi informaatikat ja tehisintellekti. Ehk siis ma proovin teile anda ülevaate, kuidas AI-d juba kasutatakse, mida seal teha saab. Ja selle ettekande jaoks ma vaatasin läbi ka spetsiaalselt arhitektuuri ja sisekujunduse teemalisi ülevaateid ja raporteid, et näha, mida maailmas juba tehakse ja mis see statistika on. Ja siin soojenduseks ma mõtlesin, et ma küsingi, et tõstke palun käed need, kes on juba kasutanud mõnda AI mudelit. Nii, tõuseb käsi, aga ikkagi vähe. Kas on keegi, kes on kasutanud ka midagi muud, mis ei ole lihtsalt need chatbotid nagu Gemini või ChatGPT, vaid midagi muud, mingeid muid programme proovinud? Ei, jah. No mõned. Tegelikult ma võin öelda, et te olete juba aastaid kasutanud erinevaid AI lahendusi, aga te lihtsalt ei tea seda. Sest et näiteks ka lihtne Google Mapsi algoritm, mis arvutab välja, mis oleks kõige optimaalsem teekond, kasutab AI lahendusi, ehk siis tegelikult need tavalised keelemudelid. Paljud inimesed arvavad, et ChatGPT võrdubki AI, tegelikult on seal päris palju erinevaid muid lahendusi ka. Ja tegelikult ma võtsin nüüd välja, ma saan panna ka linkidena juurde need raportid, kust ma selle statistika võtsin, et ma saadan Monikale kõik materjalid, ta saab edastada, kes tahavad. Et põhimõtteliselt see oli siis küsitluslik küsimus 559 arhitektuuriga seotud konsultanti, bürood ja eksperti siis vastasid. Seal võib-olla natukene on see statistika kallutatud, et seal oli sattus või ma ei tea, kuidas nad seda koostasid, üle poole olid UK-st ehk siis Suurbritanniast vastajad, teised olid siis nagu muudest riikidest. Aga 88,8% nendest siis arvasid, et lähimate aastate jooksul nad kindlasti hakkavad AI-d kasutama. Ja ma vaatasin seal ka erinevaid neid uuringuid, et võrreldes aastaga 2020 kuni siis eelmise aastaga on see siis 9% 60-ni liikunud, kes juba mingil määral midagi kasutavad. Ja siis see on siis ka sellest UK poole kaldu raportist, et ma panin allikad juurde, et mida siis üldse tehakse ettevõttes AI-ga kõige rohkem. Ja tegelikult see ettekande pealkiri on ka küll selle visualiseeringu kohta, aga ma ütleks, et praegu kõige suuremat kasu või nagu kõige nagu sellist suuremat efektiivsust saab tegelikult selliste tegevustega, mis võib-olla ei olegi piltide loomine, vaid hoopis nagu näha, et 71% kasutavad seda hoopis tehnilise info otsinguks. Seda saab kasutada näiteks selleks, et sa tahadki vaadata erinevate teenusepakkujate tootekataloog läbi. Keelemudelid on jube head erinevate tekstimahtude ülevaatamiseks, kontrollimiseks, kas või näiteks ka võrdlemiseks. Mina kasutan seda ka, et näiteks Deep Research on keelemudelites olemas, mis teeb sul mingi 10 minutiga sellise minipaka töö, mis iganes teemal või valdkonnas sa tahab, otsib kõik allikad juurde ja siis sa saad ise hakata kontrollima ja vaatama, mis on asjalik. Ehk siis ära jääb see, et sa pead ise erinevaid märksõnu Google'isse trükkima ja selle pealt siis hakkama ise mingisuguseid järeldusi tegema, vaid sa lased masinatel sulle materjali kokku otsida ja siis sina oma sellise teadmisega vaatad, mis nendest siis on asjalikud. Ja siis igasugune teksti koostamine ülevaatus, copywritingut või sellist nagu turundustekste, ma ütleks, et päris copy-paste'iga ei saa veel teha, aga ta aitab väga palju teha just seda eeltööd, ta aitab su sellest nii-öelda tühja leheblokist üle. Mulle väga meeldib, et ma lasen mingid mustandid valmis teha ja siis saab sealt juba edasi minna. Ja tegelikult saab ka kontrollida näiteks grammatikat. Grammatika on ju ka väga reeglitepõhine. Kui need reeglid anda ette, siis saab seda kontrollida. Ja näiteks ChatGPT-l on olemas Custom GPT, mis on ka üks populaarsemaid eesti keele automaattoimetaja. Ka vaatab su tekstid üles ja annab soovitusi ka mitte ainult grammatiliselt, vaid ka stilistiliselt, mida võiks muuta. Nad ei ole 100% täpsed, mis tähendab, et sa ei saa pimesi usaldada, aga ikkagi nad leiavad päris palju asju ülesse. Ja andmeanalüüsis ka. Osad ütlevad, et matemaatikas on need keelemudelid kehvad ja ma olen nõus, aga ma ei soovitagi neid kasutada otse seal nendes keelemudelites, vaid tegelikult on olemas erinevaid lahendusi, mis ongi just mõeldud andmete analüüsimiseks
Ja mina näiteks üks päev tõmbasin alla, Excelil on olemas selline rakendus nagu Claude, ehk siis Anthropicu Claude for Excel, ja seal on lihtsalt, tekib see chati aken kõrvale ja ma võin sinna kirjutada, et ma tahan, et sa teeksid mulle, ma ei tea, mingid regressioonianalüüsid, asjad, mis iganes, ja ta ilusti teeb graafikuid, konverteerib neid andmeid, puhastab andmeid, et muidugi peab üle kontrollima, aga see kiirendab oluliselt seda andmete töötlust ja analüüsi. Ja kindlasti teil on ka mingisuguseid andmeid, mida siis võiks nagu üle vaadata ja ta aitab nagu analüüsida selliseid suuremaid massiive, mida sa käsitsi teeksid mega kaua, ehk siis hoiab aega kokku. Ja see dokumentide kokkuvõtmine on ka, et kui sul on näiteks mingeid raporteid, siis pikka teksti kokku võtta oskavad need keelemudelid ka suurepäraselt. Ja milleks seda on väga hea kasutada, on ka näiteks see, et kui seda kombineerida koosolekute salvestistega, siis ma kujutan ette, et teil on ka näiteks klientide või kellega on koosolekuid arutada, kas teha ühtepidi või teistpidi, ja kes see viitsib neid memosid seal jooksvalt kirjutada, parem on kohe võtta linti. Kusjuures eelmine aasta ma läksin ka ühe kliendi juurde ja nendel oli juba kasutusel, nad ütlesid, et teate, meil on nüüd uus selline süsteem, panid laua keskele mikrofoni ja ütleski, et meie nüüd lindistame kõiki koosolekuid ja pärast saadame kõikidele osapooltele siis AI tehtud memo. Ja ongi lindistuse järgi suudavad Eesti Keele Instituudil on olemas tekstix.ee. Sinna saab panna kõik oma need helifailid, see teeb sulle transkriptsiooni, Google AI Studio all saab seda teha. Üks päev ma avastasin, et Dropboxis, kui mul olid helifailid, ma isegi ei küsinud, aga seal oli juba see transkriptsioon automaatselt juurde tehtud, et ma ei tea, mingi lisa vidin nendel. Et see, et saada isegi eesti keeles saab ka väga hästi aru. Mina ise teen päris palju koosolekuid ka Zoomis ja isegi see Zoomi AI Companion. Okei, ma olen nõus, vahepeal tuleb seal päris naljakaid neid kokkuvõttepunkte, aga tegelikult saab päris hästi aru, kes mida rääkis, mida arutati, mis kokkulepped tehti ja näiteks kes lubas mida ära teha. Et siis selliseid memosid saab lasta teha ja kui sul on see koosoleku transkriptsioon olemas, seda võib panna erinevatesse süsteemidesse, näiteks mulle meeldib väga ka Notebook LM, see on tasuta Google'i tööriist, kuhu sa saad panna helifaile, videofaile, tekstidokumente, linke veebilehtedelt ja siis sa saad küsida kõikide nende allikate alusel, mis seal on, ehk siis kui sa näiteks teed mingisugust projekti klientidele, paned sinna kõik enda need, mis te olete kokku leppinud, mida ta tahab, mis talle meeldib, siis saad seal chatis küsida, et kuule, et mis me seal teisel koosolekul rääkisime. Ja sealt, küll ise aastate, sealt saab teha ka tegelikult videoülevaateid ja heliülevaateid, et see dokumentide kokkuvõtmine on tegelikult päris hea ja siis alles viimasel kohal protsentuaalselt, et mida siis kasutatakse ehitusvaldkonnas, on siis see disaini genereerimine. Ja ma arvan, et see on sellepärast, et nendel teie valdkonnas arhitektuuris ja sisekujunduses on visuaalil ülioluline roll. Et kui ma näiteks teen turunduses mingi suvalisele Facebooki postitusele pilti, pole väga tähtis, et seal kui sisse zoomides nägu on veits udune või nagu kahtlane, sest keegi ei hakka seda suurelt sisse zoomima. Aga kui sisekujunduses on mingisugune asi väga valesti, siis need ei ole veel sellel maal, ma vaatasin ka ühte teadusuuringut, et tõesti see pildi genereerimine ei ole nii super tasemel, et ta vastaks kõrgkvaliteedile, aga kui on vaja mingit enam-vähem tulemust, siis tegelikult saab sellega päris hästi hakkama. Ja siis ma andsin ülesande, ma lasin ka otsida AI-l välja allikaid, et mis oleks siis see hea variant või et nagu, kuidas saaks kõige rohkem raha teenida või raha kokku hoida AI kasutamisega. Ja see chat vaatas ka, et siin on näha need allikad, kus ta selle võttis, et üldiselt mida aeglasemalt sa mingeid otsuseid vastu võtad, seda rohkem kaob raha, sest jokutatakse, mõeldakse ringi, tehakse mingisuguseid muudatusi, et siis selle jaoks, et saaks kiiremini otsustada, need on siis ma täna ise tegin, Google'il on selline pildigeneraator nagu NanoBanana ja ma ütlesin siis, et tee mulle erinevaid kööke. Tegelikult ma tegin selle niimoodi, et ma võtsin märksõna floor plan, ehk siis nagu see põrandaplaan, võtsin Wikipeediast selle esimese pildi, mis floor plani kohta tuli ja siis valisin köögi ja ütlesin, tee mulle 2 versiooni alguses. Üks Kooti kirik ja siis üks Skandinaavia modernistlik pilt sellest, kui ma seisaks köögi ukse ees. Ja siis ta tegi tegelikult selle ülemise vasakpoolse ja alumise parempoolse pildi, et siis see Kooti kirik ja see
Ja siis ma mõtlesin, et aga slaidi peale, et tegelikult paneks 4 ja siis tee veel 2. Ja tal oli meeles, mida ta tegi, ehk siis nagu on näha, et ta hoiab seda joont, et aken on sarnamas kohas, laud, sest et seal floorplani peal oli ka laud pandud niimoodi. Ja niimoodi saab selles mõttes, et ma olen päris kindel, et kui sa sisse zoomida või hakata mingeid proportsioone või mõõte võrdlema, mis valdkonnas on oluline, siis annaks seal nagu natukene vinguda, aga kui sul on vaja kliendile näidata, et kuidas see korter võiks välja näha või kuidas mingisugune disain või maja kas või väljastpoolt, sa saad ülikiiresti genereerida erinevaid versioone. Ma tegelikult käisin ka kunagi Boltile sisekoolitust tegemaski nende kinnisvara osakonnale ja nendel oli ka see küsimus, et kui nad teevad need skeemid valmis, siis neil on vaja kontorite ehitamiseks ja ümberdisainimiseks nagu otsustajate käest luba, et okei, paneme siis mingi 10, 20, 30 000 sellesse disaini ja siis näitad, näed, kui ägedad plaanid me tegime. Aga nad ei saa aru nendest plaanidest ju. Ja see täpselt põrandaplaani järgi öelda AI-le, palun, tee mulle selline. Saad siin anda ka värvikoodi, et näiteks kasuta seda Bolti rohelist. Või et siin on need ülejäänud 2, ma tegin niimoodi, et üks oli siis kootikiirik, siis oli teine Skandinaavia selline minimalistlik, siis see üleval paremal on siis maakodu ja all ma ütlesin, tee siis mingi moodne neonköök. Et jah, ma ei näinud isegi mega palju vaeva, et neid öelda sinna, aga ma ütleks küll, et selliste nagu moodboardide ja selliste asjade jaoks ei ole vaja enam ise käsitsi midagi kokku otsida, et reaalselt seda ühte pilti ta teeb sulle minut vähem, võib-olla isegi, sa pead lihtsalt ise mingisuguse prompti sisse trükkima, sest et ma arvan, te ise ka teate, et tavainimesed ei suuda neid jooniseid lugeda ja neile meeldib, kui nad saavad ilusaid pilte näha ja ega keegi ei hakka ju siin sisse zoomima, et tõesti, et kuskil on nagu, et päris täpselt sellist lauda võib-olla ei müüda kuskil, et see võib tõesti probleemiks osutuda, aga ma arvan, et piisavalt sarnase leiab. Ja kes on kasutanud näiteks Google Lensi, siis Google Lens suudab leida pildi järgi sarnaseid tooteid. Ja ma olen seda mitu korda testinud. Näiteks oled kuskil kohvikus ja näed ilusat klaasi, teed sellest Google Lensiga pildi ja ta otsib välja. See on müügil IKEA-s siin ja siin. Nagu päriselt proovige. Ja see on telefonis saab äppina tõmmata. Ja siis üks asi, mis ma tahan öelda, et jah, see tundub hullult äge, aga tegelikult on vaja kõik asjad üle kontrollida. Sest et AI-l on selline komme, et vahel ta teeb ülihästi ja vahel mitte. Ja see sõltubki sellest, et mõnikord tundub, et on lihtsalt kehvem päev. Mõnikord on ka see, et serverid on ülekoormuses või siis sa oled seda ühte chati liiga pikalt teinud, on juba algus ära unustanud. Et seal on ka nõkse, kuidas siis seda teha paremaks. Aga jah, kõik tuleb üle kontrollida ja vaadata ja isegi siis ma olen ka, et ta on sul 10 korda teinud kõik õigesti ja sa mõtled, ma see 11. kord ei hakka seda üle kontrollima, sellepärast, et 10 korda läks õigesti ja just täpselt see 11. korda paneb sinna mingi jura vahele, mis tegelikult seal ei peaks olema. Ehk siis ma ütleks, et algajatel on raske, sellepärast, et sellist nagu lihtsat tööd saab AI-ga ära teha, aga need, kes on oskuslikud oma valdkonnas, neid see täiega võimendab, sest nad saavad selle alguse töö ja selle lihtsa asja AI-ga ära teha ja siis ise kasutades oma kogemust ja teadmisi kõik üle kontrollida. Ja tegelikult nüüd siia lõppu tahtsingi näidata, et see ei ole küll arhitektuuri teemal, ma proovisin otsida küll mõnda head arhitektuurivideot, aga enamus, mis ma leidsin, olid siis mingi väga konkreetse või spetsiifilise tööriista sellised nagu affiliate või referral videod, ehk siis nad tahtsid müüa seda tööriista, näitasid, kuidas see töötab. Et tegelikult on väga palju neid erinevaid tööriistu just arhitektuuri spetsiifiliselt ka, mis teevad, ma ei tea, 3D renderid ja põrandaplaanidest, aga nendest uuringutest tuli välja, et enamasti praegu vähemalt kasutatakse ikkagi neid üldiseid keelemudeleid ja levinumaid kui neid spetsiifilisi, et siis ma ei leidnud, et oleks mingisugust domineerivat sellist arhitektuuri spetsiifilist AI-d, ehk siis seal praegu ilmselt on võidujooks, kõik arendavad, kõik teevad midagi. Ja sellepärast ma ei hakanud mingi kindla tööriista spetsiifilist videot näitama. Ma näitan teile lihtsalt ühte videot, mis on YouTube'ist, mis on kõik tehtud AI-ga, et te lihtsalt näeksite, kui realistlikuks need on läinud. Kõik need näitlejad on tehtud AI-ga, neid ei eksisteeri. Kõik need helid, kõik need eriefektid. No, see video on tehtud lihtsalt arvuti taga klõbistades. Ehk siis vaatame. I'm really busy. Can you get Sophia today? What? No, I have a meeting. I can't. Oh, shit. Fine. I reported
reporting what is being called a geomagnetic storm. This is a phenomenon caused by a massive information as it comes available. Stay tuned to this channel for continuous coverage. Sophia! I love you. I'm on my way. I need you to hide. Get underground. Good morning, Sleeping Beauty. Why don't you get the president on the phone? We have her. I'll be right there. Et siis praegu ka isegi YouTube'is ja Facebookis ja üldse sotsiaalmeedias, ma arvan, et te olete vaadanud videosid, pannud sinna like ja arvanud, et see on päris. Ja isegi hästi palju igast loomade ja kassi videosid. Ma jäin ise ka õnge ja ma sain aru sellest alles siis, kui ma nägin järgmisel päeval täpselt sama video. Süsee oli sama, aga kass ja tuba olid teised. Siis mõtlesin, pekki, see on genereeritud. Et siis tulevikus see läheb ikkagi mühinal edasi ja need, kes praegu ei hakka seda kasutama, mis siis, et see ei ole perfektne, need jäävad täiega maha. Ehk siis need käärid nende vahel, kel kasutavad ja kes ei kasuta, lähevad aina suuremaks. Ehk siis mis ma suudan teile soovida on see, et head kasutamist ja kas kellelgi on küsimusi? Tundub, et mitte, jah. No aga siis minge testige. Aitäh!